Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Kliinikumi verekeskus korraldasid 2. aprillil Delta õppehoones doonoripäeva, kuhu oodati tudengeid ja ülikooliperet verd loovutama. Tartu Ülikooli Kliinikumi verekeskuse laboriosakonna juht Ülle Kuusiku sõnul toimus doonoripäev Delta õppehoones, et tudengitel oleks mugavam ja kodusem verd loovutada. Me tulime neile natuke lähemale. Me ei ole juba väga kaugel, aga siiski me loodame, siin on neil lihtsam ja kodusem natukene vere andmine. Kuusik arvas, et kohale võiks tulla vähemalt 50 inimest. No meil on käinud, ütleme, kusagil 50, sest et me tulime päris pikaks ajaks. Loodame ka rohkemat, aga nii et meie plaan vähemalt 50 võiks olla. See on juba päris hästi. Kuusiku sõnul on kõik veregrupid kohale oodatud. Kõik on teretulnud, kõik terved inimesed, kes on eas sellises eas, kus saab verd loovutada 18–65, need on kõik teretulnud. Esimest korda verd loovutades peab kindlasti meeles pidama, et kõht peab täis olema ja tervis hea, siis on ka kogemus kõige parem ning miskit karta pole tarvis. Tulla lihtsalt terve, puhanud, söönud, et siis üldiselt peaks ennast hästi tundma ja kui ongi natuke midagi, me aitame, aga enam kui doonort tunnete ennast hästi. Aastal 2024 aprillis ja novembris toimunud doonoripäevadel osales kokku 157 inimest ning peamiselt toob inimesi verd loovutama tunne, et nad saavad palju head teha ja seda kergelt ning kiiresti. Kui ma saan midagi head nagu väikse vaevaga teha, siis just see aitamine nagu selle toob mind siia. Kuigi kõik veregrupid on teretulnud verd loovutama, siis aeg-ajalt on ikka mõnda gruppi rohkem aja kui teist. Verekeskus saab inimestele teateid saata, kui mõnda spetsiifilist veregruppi on hädasti vaja. Kuna ma olen niikuinii verekeskuse andmebaasis, siis tulevad teated, et teie veregruppi on nagu selle vähe, siis kui te saate, siis tulge. Need, kes doonoripäeval osaleda ei jõudnud, saavad verd loovutada endale sobival ajal Tartu Ülikooli Kliinikumi verekeskuses. Täpsem info on leitav verekeskuse kodulehel.